Tere, kallis meie sõbrad, meie kuulatajad. Täna meiega koos on Aivo Peterson ja tere, Aivo. Tere, head sõbrad. Aivo, tahtsin sul küsida sinu arvamus, mis sa mõtled? Praegu selline meil raske olukord ja meie kallis Eesti riik tasapisi sureb ära. Mis sa võid öelda selle peale? No, kas ma kohe nii julmalt ütleksin või mõtleksin, et kohe surema hakkab, aga ütleme nii, et tänane Eesti riik, tema poliitiline süsteem, sotsiaalne süsteem, majandus on ikkagi haige, kohe sügavalt haige. Meie demokraatia on haige. Täna, kui ma vaatan, mis ühiskonnas toimub, siis selline tunne, et Eesti Vabariigi majandus või Eesti rahva hea käekäik ei huvita enam mitte kedagi. Täna põhine laur on Eesti juhtivate poliitikute ja parteide poolt suunatud sinna, et otsida süüdlasi, otsida enese keskelt sisevaenlasi, temeldada neid kremliitideks, putiniitideks, reeturiteks loomulikult. Nii et hakkame siis oma riigi aegu jõudma siis jälle, nagu öeldakse, oleme ringi täis saanud ja jõuame siis sinna kas kuhugi Stalini aega tagasi või siis kuhugi Hitleri Saksamaa aega tagasi, kus inimesi puhtalt nende arvamuste ja tõe välja ütlemiste pärast hakatakse panema vangi, hoitakse 2 aastat uurimise all ja siis hakatakse välja mõtlema, mis süü tal esitada. Ma rääkisin praegu nii enda kohta kui ka tegelikult täna neid poliitilisi kohtuprotsesse üle Eesti on siin mitmed ja mitmed, osad on juba süüdi mõistetud, riigi reetmis, kes on kirjutanud mõne raamatu, kes on kirjutanud mõne artikli, kes on käinud kuskil Venemaal esinemas. Teate, mul on siin tunne, et Eesti eliit täna, poliitiline eliit, nagu ta üritab võtta viimast, on ühiskonda laiali külvanud paranoia. Eesti eliit on kaotanud tegelikult sellega ka oma legitiimsuse ja täpselt nii, nagu ütles ka USA asepresident J.D. Vance hiljutisel Müncheni julgeolekukonverentsil 14. veebruaril 2025, ütles otse välja, et selliste täna Euroopas välja kujunenud väärtustega meil ei pruugi olla enam ühist teed, et edasi minna, et võib juhtuda, et USA oma kauaaegsest liitlast taganeb või ütleme niimoodi, läheb oma teed pidi ja jätab Euroopa oma enese poolt kaevatud sohu siis nagu uppuma või mida sinna tegema jäetakse, ei tea, aga ikkagi täna USA asepresident siis J.D. Vance pani ikkagi, nagu öeldakse, uue maamärgi maha, öeldes otse välja, et enam nii edasi minna enam nagu vanasti, nagu ennem enam minna ei saa. Me peame ikkagi üles leidma uuesti need konservatiivsed ja inimlikud väärtused, mis on alati olnud ja tegelikult Euroopa demokraatia aluseks ja demokraatia uhkuseks. Ja me peame enesest välja rookima kogu selle äärmusliberaalse jaburduse, mis on kogu täna Euroopa demokraatlikku ühiskonda haaranud oma surmavasse haardesse, ma ütleks lausa. Nii et head Eesti inimesed, on aeg ka meil ärgata. Ja USA on meile tee kätte näidanud see, mida ka mina ja Aivo Peterson täna siin Tallinna vangla müüride vahelt nagu kõrvalt vaatena näen. Ja see, mida ma rääkisin ka 2 aastat tagasi, 2-3 aastat tagasi veel, siis kui ma ei olnud ehk Donbassis käinud, kus ma oletsen, et sellised sündmused võivad tulla, sellised arengud võivad tulla. Ja täna oleme siis selles kohas, kus lõpuks on sündimas see, millest ma olen pikka aega rääkinud, kus erakond koos, rahulikumine koos, on üritanud Eesti ühiskonda, Eesti poliitikud veenda, et parem ikkagi halb rahu kui hea sõda, mis
puudutab Ukrainat praegust. Ja nagu me näeme, siis täna on Lähis-Idas kohe algamas, täna esmaspäeval siis, teisipäeval on algamas need läbirääkimised USA ja Venemaa vahel ja nagu me näeme, et ega väga sinna oodatud ei ole veel esialgu ei Ukraina ega ka tegelikult Euroopa liitriigid või ütleme eliitriigid. Ja kurba näha, et me oleme oma välispoliitikus jõudnud sinna, kus USA ja üldse suurriigid ütlevad, et väikeste riikide aeg on otsa saamas, et suurriigid, et säilitada mingigi aeg tulevikuks ja rahu ja majandus, siis suurriigid on selle, nagu öeldakse, rahu kõige suuremad riigid, ehk siis ikkagi Ameerika, Venemaa, arvatavasti varem ja hiljem ka USA, India ja veel mitte USA, vaid Hiina ja India ja need riigid ka liituvad, on kätte võtnud siis ikkagi selle, ma ei tahaks öelda küll uue maailmakorra loomisega, ikkagi ehk uue rahuajastu tagasi toomisega ja loomisega, nii et ja meil ka Eestis siin oleks nüüd viimane aeg lõpetada see niinimetatud poliitiline banditism üksteise suhtes, see vaenlaste otsimine, näpuga näitamine, küll me võitleme kirikutega siin usuga, küll me võitleme siin erakondade rahastamisega ja see kõik on puhtalt sellepärast, et välja lülitada vähemgi elementaarnegi opositsioon. See on puhtalt ju nende hirmutamiseks, et kui te julgete suu lahti teha, siis me võtame teile rahastus ära, küll me leiame teile mõne päevaga, mille alusel teid süüdi mõista, mitte jumala pärast, meil Eestis ei oleks rohkem kui 2-3, võib-olla maksimum 4 erakonda. Mitte sellepärast eelmise sajandi 90-ndatel ei võitnud seda taasiseseisvust kätte, mille hälli juures olin mina ka pikka aega. Mitte sellepärast, et me võiksime hakata nüüd tõlgendama demokraatiat omamoodi, tegema teda oma vale väe järgi, oma tahtsi. Demokraatia, väga hea Euroopa demokraatia on alati olnud mõistetav alusada kõigil, kus on olemas lihtsad asjad ja mis on tõesti kirjutatud meie põhiseadused, mis on olemas sõnavabadus, tegutsemisvabadus ja kõik need muud vabadused kokku, kus sa võid luua ükskõik millist organisatsiooni, sul võib olla eriarvamused. Jah, nagu ütles ka tänan Eesti Vabariigi president, et jäägem eriarvamuste juurde ka viisakad, loomulikult ma toetan seda, aga selleks ei ole meil vaja mingid erilisi vihakõnest seadusi välja mõelda, et jumala pärast, et suukorvistada järjekordselt peale seda 30 aasta iseseisvust, et me peame hakkama suukorvistama oma enese inimesi. Täna on väga suur arv ühiskonnast nagu öeldakse pühitud vaiba alla, pühitud nagu öeldakse vaikivast ajastusse tagasi, kus tegelikult inimestel ei ole sõnaõigust, kus inimesed kardavad riigi, Eesti Vabariigi, ma rõhutan, Eesti Vabariigi repressiivsete organite tegevuste pärast. Me räägime täna siin kaitsepolitsist, me räägime täna siin politsist, me räägime justiitsministeeriumist, me räägime täna ka Eesti vanglasüsteemist. Et see, mis täna tegelikult toimub, see on, ma nimetaks seda vaikiva ajastut tagasi toomiseks või tulekuks. Mäletate, eelmise sajandi esimese Eesti Vabariigi ajal presidendi Konstantin Pätsi 1935. aasta dekreet, mille ta vastu võttis, kus ta keelas ära kogu vaba ajakirjanduse, kogu erinevad ajakonnad ja millega see lõppes, kas sa mäletama, millega lõppes see, kui me sunnime inimesi vait olema, kui me kardame oma enese inimesi, kui me kardame nende häält, kui me kardame nende diskussiooni, see ei ole normaalne. Demokraatia aluseks on alati arvamuste erinevus, arvamuste paljusus, arvamuste diskussioon arvamuste üle, vaidlemine, ainult läbi vaidluste me saavutame tõe. Vastasel korral, kui me nii jätkame täna, siis me oleme tagasi selles samas nõukogude ajast. Mul on täna kurb näha, et minu üle mõistavad
kohust sellele, et mul oli julgust tõstatada Eesti ühiskonnas üles küsimusi, mis äkki ei meeldid kellegile, aga mida oli vaja teha. Ma olen vastu, et me jagame oma inimesi esimeseks või teiseks või kolmandasse või viiendasse kategooriasse. Meil ei ole Eestis katasüsteemi. Meil on Eestis demokraatlik riik ja ei ole vaja kombineerida, ma just ütlen kombineerida süüdistusi kunstlikel väljamõeldud asjadel ja tõenditel. Ja ma kutsun ikkagi kogu Eesti ühiskonda ikkagi ja ka just poliitilist ühiskonda, poliitilisi aktiviste. Oleks aeg viimane aeg ennast vaadata peeglist ja mõelda, et kuidas me selle riigi oleme täna viinud selleni, et Eesti rahvas ei usu seda riiki, et valitsuserakondade toetusprotsent jääb seal mingi 20 või 30% peal, kus 70-80% inimestest Eesti elanikest ei toeta. Tegelikult ma kutsuks täna oma kõnes siin üles Eesti Vabariigi presidenti tõmbama, ajama oma selg sirgu ja ütlema, et Eesti riik enam nii edasi minna ei saa. Mina kui president kutsun üles organiseerima erakorralisi Riigikogu valimisi, sest vastasel korral see rahulolematus, inimeste tigedus, see, mis koguneb ja koguneb, võib avalduda väga halval moel tänavatel, võib-olla mingit erinevatel agressiivsetel tegemistel ja tegudel. Keegi lõppude lõpuks peab selles Eesti riigis ka enesele vastutuse võtma, et nii enam edasi minna ei saa. Me ei saa Eesti inimeste üle irvitada lõpmatuseni. Me ei saa lubada, et me oma majanduse mingi kolmanda riigi sõja pärast viime katastroofini, pankrotini. Sest rahu on nüüd kohe tulemas. Nüüd oleks vaja ka meie oma majanduses rahu välja kuulutada. Inimestega, ka Eesti Vabariigi inimestega rahu sõlmida, aitab üksteisega sõdimisest. Me oleme väsinud sellest. Me oleme väsinud poliitikute lubadusest, kes midagi ei tee, vaid ainult irvitavad ja näitavad tapuga ja hirmutavad inimesi, et kohe on sõda meie ukse all. Kas me peaksime Eestina muutuma rahva albaaniaks, kes ehitas igasse õue endale mingi betoonpunkri, pani endale ümber oma talumiini välja ja siis aga muudkui ootab 30 aastat, 50 aastat seda võimalikku välisvahelet. Ma küsin, millal me elama hakkame? Millest meie lapsed ja lapselapsed peavad homme elama hakkama? Kus nad peavad elama hakkama? Kas selles hüsteeritsevas riigis? Kas selles riigis, kus riik ei näe neid, võtab ära stipendiume, võtab ära toetusi, võtab ära invaliidid, nende viimase sissetuleku, vanuritel, nende elukohad vanade kodudes. Kus lubatakse mingid Potjomkini külasid tuuleparkide näol, aatomilektrijaama näol ja veel saarasana. Meil tänane kogu see aur läheb tänavist ainult selle peale, et jumala pärast, et saaks need vanad elektriliinid, kõrgemingi liinid Eesti ja Venemaa vahel maha võtta. See on nagu selline 5 aastat korras, mida teeme ära pool aastaga. On ju nii? Mäletate, oli selline kogu liikumine. Kas tahaalavlased või kes nad seal olid, ma ei tea. Aga fakt on see, et meie põhine liitlane USA on meist ära pööramas. Ja me ei tee mitte midagi selleks. Me peame taastama, ütleme näpuga näed. Trump on selline, J.D. Vents on selline, teised on ka veel sellised. Ma küsin, aga mida me siis tahame meie lastelt? Mida me tahame, millist suhtumist me tahame meie noortelt? Kui nad näevad, et me ka ennast ei austa, me ei austa oma inimesi, me lõhestame Eesti Vabariiki, me sülitame põhiseadusele, me paneme taha inimesi kinni nagu mõnes naaberriigis, autokraatses või totalitaarses naaberriigis. Me oleme varsti ise nagu üks Põhja-Korea või mõni ajast ja elust tsivilisatsioonist maha jäänud Kesk-Aasia vabariik. Ma küsin, kui palju
inimesi tema poliitiliste vaadete või tema mitte valitsusega mitte nõus olemisega vangi panema, ma küsin. Teil ei ole nii palju vanglaid, et ta suudaks 10, 20, 100 000, 500 000 inimest vangi panna. Te ei saa kõiki ära hirmutada ja panna otsa ette neile reetur. Kui keegi ütleb, et Peterson, sina reetsid sõja, sest meil on Eestis siin need sõjadid küll, kes väga tahaksid, et see sõja oleks lõppematu. Mina ei taha oma laste pärast, ma ei taha ka teie laste ja laste pärast. Ma ei taha, et Eesti pinnal kuks kas või ainuski mürsk või rakett. Jah, me peame ennast kaitsma, ma olen nõus. Me peame ennast valmistama, aga me peame seda tegema hüsteeriliselt. Minnes üle oma majandusnäitajatest, homsetest arengutest, minnes üle, nagu öeldakse, oma lähedaste, isade ja emade laipade, ma mõtlen piltlikult öeldes. Me võime küll taha rääkida, et külmutuskatte ei ole, loeb see, mis teleekraanid tuleb või mida me näeme arvutiekraanid, aga tegelikult kui inimesel on ikka kõht tühi, kui inimene näeb, et riik ei kuule teda, riik ei näe teda, riik ei räägi temaga nagu praegu maafi, siis tekib küsimus, kes peaks seda riiki siis kaitsma? Kellel oleks seda isu kaitsta, miks ta peaks seda tegema, kui ta külmutuskapp on tühi? Kui tema lastelt ja tema vanuritelt võetakse käest erinevad sotsiaalsed tagatised, võetakse käes võimalus elada edasi normaalse inimesena, võetakse käes võimalus areneda arusaadavalt, mõistvalt. Mina arvan, et meil Eestis ei oleks vaja oma nina toppida alati esimesena igasse auku, igasse otsa, kuhu ei oleks vaja tegelikult. Me ei pea alati vennul ees jooksma võidu. Mõnikord on targem istuda jõekraadal ja oodata, millal sinu vaheline see lõpp allavoolu läheb. See on vana Hiina tarkus, nii et see nagu pärast, see mis toimub, on alati ajaloon paradoks. Aga me ei peaks ajaloost võtma ainult kaasa hirme, mida täna üritatakse siis realiseerida. Hirmud, jah, loomulikult. Julgeolekuga tuleb tegeleda, aga tühi kõht on julgeoleku küsimus. Ka usk oma riiki on julgeoleku küsimus. Te ei suuda inimese uskuma panna oma riiki ainult piitsaga. Ma küsin, kus on präänikud? Kes sööb ära need präänikud? Kas on nüüd meie eliit, see 10-20% õnnelikke inimesi, kes istuvad selle riigi nisaasas ja arvavad, et see kunagi ei lõpe? Me käime väga ohtlikul teel, ohtlikul rajal, libedal rajal. Alati oli selline ütlus, Eestis on tekkimas revolutsiooniline situatsioon, kus eliit enam ei taha ja ajama enam ei saa vanamoodi edasi minna. Ja ma ei kutsu teid mitte mingil juhul riigi vastalisele tegevusele. Aga vähemalt te peate aru saama ajast, et mitte keegi ei too seda leevatükki sulle niisama kätte, et hea inimene söö ja äkki soovid sinki ka ja me ise peame olema aktiivsed, me ise peame oma kõvad välja võtma ja kui vaja ka koputama, lausa trampima ka nende riigijuhtide uste peal, võtma neil nööbist kinni ja ütleb mees, mis sa oled teinud selle Eesti riigiga, mis sa oled teinud selle Eesti riigi alemate maksumaksjate heaks, tema laste heaks, tema laste heaks.
sellistel nagu Arvo Peterson, kes istub vaba arvamuse pärast, mida võimaldab ta, kes Eesti Vabariigi konstitutsioon, istub Tallinna vanglas, ta istub ka teie ees seal, ta istub ka Eesti ajakirjanduse pärast. Et ka ajakirjanikud võiksid vabalt rääkida, sest järgmised, kes võetakse kinni ja pannakse vangi, on just ajakirjanikud. Aga me ei peaks seda kartma. Kui mida palju, kui me ütleme, et aitab, enam nii edasi me minna ei taha, enam edasi nii minna ei saa, andke tagasi meil Eesti riik, siis me peame oma jalad kõhu alt välja võtma ja osalema aktiivselt, diskuteerima, esitama küsimusi, ka ebameeldivaid küsimusi, ka võib-olla ägedaid küsimusi. Aga neid tuleb esitada. Me peame sundima meie valitsejad vastama enne küsimustele ajalikult. Mitte läbi pressisekretäride või jumal teab veel kelle või mõne igu ajakirjaniku. Nad tuleb otse meile vastama ja silma sisse vaatama. Ja kus nad ka ei käiks? Mina nad ka ei teeks. Me peame jõuda vastama ja küsima, miks on täna kõik see nagu ta on? Miks? Kuhu on kadunud nende poliitikute jumala vaatlikkus? Kas te tõesti arvate, et karmavõlg kätte ei saa kedagi? Jah, jumala laskid jahvatavad ajalased, aga järjekindlalt. Ma olen kindel selles. Nii et selles mõttes see ajastuskell, jätke see kuupäev meelde, 14 veebruar 2025 München. See ajastuskell, mida edastas meile tegelikult J.D. Vance, USA asepresident, see on meile tõepoolest maamärgiks ja see näitab, et tagasiminekut enam vana maailma, ma mõtlen selle ära rikutud, äärmusliberaalsuse poolt ära rikutud vana maailma poolt enam ei ole. Meil tuleb oma silmad tõsta asfaltit üles, oma selg sirgu lüüa, jalaga vastu maad lüüa ja minna ja teha. Meil ei ole palju aega ajanud. Eesti on täna tegelikult oma arengutes jõudnud olukorda, kus küsimus on tema eksistentsis, Eesti riigi eksistentsis, Eesti rahva ja rahvuse eksistentsis. Jah, ilus on hea laulda ühise laulukaare alla. Aga kui me läheme peale laulupidu või tantsupidu koju ja kui sa näed, et külmutuskap on tühi ja me läheb ei usu sellesse riiki, siis jääb ka tantsimist ükskord väheks. Siis jääb ka laulmisest ükskord väheks, ei piisa enam, et enda kõht täis laulda või oma kõht täis tantsida. Me ei saa olla nagu orjad. Mäletate 700 aasta pikkusel orjaajal, siis kui Saksa mõisnikud ja baronid meid kantseldasid. Me lubasime ju 90-ndatel olla ju ja saada paremaks riigiks, inimlikumaks riigiks, kus me ei kuule enam käske Moskvast, vaid me teeme ise nii, nagu me arvame, nagu me tahame. Et meil kindlasti ei saa olema mitte kunagi ametnike keskset, bürokraatlikku, stagneerunud riiki. Aga mida me täna näeme? Määrus otsa, käsu otsa. Me ei jõua meid ära täita, inimesed on hädas, inimesed enam ei mõista. Küll tahetakse ahjud, puitpliidid ära keerata. Küll ei ole katud sellise mõõduga, küll ei ole veel midagi. Kus on meie vana, hea talupoja tarkus, mis on sellest saanud? Nüüd on küsimus, kuidas me edasi elame. Veel kord, on aeg peatada see Eestis vohav poliitiline banditism. Nii enam
edasi elada ei saa, ei tohi ja on kuritegelik. Hea Eesti inimene, sa oled ju inimene. Me kõik tahaksime saada seda sõõmu, värsket õhku. Me saime selle, nagu ma ütlesin, oma liitlastelt, USA asepresidendilt. Nüüd on küsimus, kas see jääb meie ainukeseks sõõmuks, värskeks õhuks või me võtame kätte ja liigume ühes koos erinevate poliitiliste gruppidega, poliitikutega, töölistega, inimestega edasi. Sest ainult üheskoos, olematu, millist usku sa usud, milline on sinu nahaväärem, millist keeles sa siin Eestisse räägid või milline on sinu dokument, isikut tõendav dokument. Ainult üheskoos ma saan ületada kõik need raskused, kõik need keerulised ajad, mis on nii majanduses, mis on nii poliitikas, välispoliitikas, sisepoliitikas. Ja lõpetame see paranoia. Sellega ei jõua kaugele. Me oleme täna seal, kus me oleme. Me oleme täna ristteel, kus on tee vasakule, otse või paremale ja me peame täna kõik koos, üheskoos valima. Me ei saa niimoodi, et jätame 80% inimesi kuhugi vaiba alla, unustusse, et neid ei ole enam. Ei ole, nad on olemas. Nad ootavad vaikides. Ja vaikides kerkib ka viha. Tekib ebakindlus, soov kätte maksta. Mõeldem selle üle, head inimesed, head poliitikud. Sest vanamoodi enam edasi minna ei saa, see on kuritegelik. Aitäh, Aivo, aitäh sinu arvamuse ees. Margus, ma kutsun kõiki Eesti inimesi üles. Hakake ise liidriteks. Ärge oodake messiaid kuskilt, jumal teab kust. Võtke ise need asjad kätte, hakake ise otsustama, olge julgemad. Ärge kartke, meil Eestis on veel demokraatia, vähemalt on jäänud demokraatlik põhiseadus. Mida küll? Ma ei taha, et Eesti Vabariigi president väga kaitseks. Aga ma ootan temalt ja vähemalt suurem osa Eesti rahvast ootab seda julgust öelda, et aitab. Kuulutada välja, saadame laiali selle Riigikogu ja kuulutada välja erakorralised Riigikogu valimised. Sest täna selle valitsusel, selle Riigikogul puudub igasugune usaldus, igasugune legitiimsus. Ja pole vahet, kas te mind siin Aivo Peterson betoneerite siia kuhugi vahepeal keldrisse. Ma ikkagi jään selle juurde, et demokraatlikke väärtusi tuleb hoida sellistena, nagu nad olid loodud. Mitte nii, nagu keegi üritab meid oma näo, oma tahtmiste, poliitiliste ambitsioonid järgi ümber teha. Demokraatia on olemust väga lihtne ja väga normaalne. Hea Eesti rahvas, kohe tulemas vabariigi aastapäev, soovin teile kõigile jaksu, vaimu, lootust ja ootust ja ka isiklikku aktiivsust. Hakakem ise oma maa peremeheks, oma maa liidriteks. Olgem julged, sest enam taganeda pole kuhugi. Nüüd on aeg ennast sirgu ajada ja edasi minna julgelt. Koos meiega, koos kõigiga. Aitäh teile, soovin teile kõik see paremat. Ilusat kevad algust ka nii et.